Tere päevast kõik kolleegid, külalised, presidendid, ministrid. Kristina Kallas tegi väga toreda sissejuhatuse. Ma hirmsasti tahaks, Kristina, sinuga vaielda, aga teeme seda hiljem. Mul ei ole selleks praegu antud aega, sest õpetamine on väga väärtustatud Tartu Ülikoolis. Aga mina räägin siis meie ülikoolist siin selles ettekandes. Me rääkisime eelmisest sessioonist Maailmaülikoolist, järgmisest sessioonist räägime Eesti Ülikoolist, aga praegu räägime meie ülikoolist. Ja mida see siis endast kujutab? Ülikool on minu nägemuses inimesed ja arengukava laiem eesmärk on tagada kvaliteetne ülikoolipere järelkasv nii akadeemilises kogukonnas kui ka tugiüksustes. Selleks, et ülikool saaks täita oma ülesandeid, siit läheb ka üks slaid. Selleks, et ülikool saaks täita oma ülesandeid ühiskonna ees, peame eeskätt ise olema tugevad ja kestvad. Ülikool saab panustada teadusesse, kultuuri ja ühiskonda ainult läbi oma inimeste, sest on oluline, milline on meie inimeste teadmiste kvaliteet ja väärtusruum ning millises keskkonnas nad õpivad ja töötavad. Ülikool on väga eriline organisatsioon, sest ei ole palju kohti, kus 4 põlvkonda igapäevaselt toimetab ühes ruumis. Neil kõigil on oma kogemused, maailmavaated, kuid ideaalis peaks nad jagama sama väärtusruumi ja me teame väga hästi, kuidas sellest põlvkondade vahelisest erinevusest tuleb väga palju positiivseid asju Tartu Ülikoolis, aga on ka aeg-ajalt konflikte. Lisaks on ülikoolis selge akadeemiline hierarhia, mis peegeldab tema liikmete akadeemilist vanust, teadmisi ja kogemusi. Ja akadeemiline järelkasv kitsas mõttes on noorte sisenemine akadeemilisse hierarhiasse. Aga mina käsitlen seda täna veidi laiemas tähenduses, hõlmates kogu akadeemilise tee tudengist professorini. Olen ökoloog ja meie ülikooli kirjeldamiseks laenan oma erialaseid metafoore. Minu nägemuses on ülikool kui funktsioneeriv ökosüsteem, kus elavad eriorganismid ehk siis erinevate liikide populatsioonid. Niisiis, ülikool kui süsteem sarnaneb oma ülesehituselt ökosüsteemile. See on inimeste kooslus sotsiaalses ja füüsilises keskkonnas. Inimesed esindavad funktsionaalseid gruppe ehk kilde, kelleta ülikooli toimimine pole võimalik. Tudengid, akadeemiline personal erinevatel karjääriastmetel ja tugitöötajad. Ülikool kui ökosüsteemi stabiilsus tagamiseks on vajalik funktsionaalsete ehituskivide kildide tasakaal. Iga kild peab ennast taastootma viisil, mis säilitab üldise tasakaalu. Akadeemiline järelkasv seostub enamasti doktorantuuriga, kuid see on vaid üks ehkki väga oluline lüli pikemas ahelas tudengist professorina. Akadeemiline järelkasv ei toimi ilma efektiivse tugistruktuurita, mille taastootmine on funktsionaalselt sama oluline. Inimesed tugiüksustest, kes on meil ülikoolis, tagavad professionaalse asjaajamise, see kinnisvara, need hooned, kus me oleme, laborid, näiteks IT-taristu ja siin võiks jäädagi loendama neid asju, mida on vaja selleks, et akadeemiline tee saaks üldse ühes ülikoolis toimuda. Ja see efektiivne taastootmine peab hoidma paigas kogu ökosüsteemi, kildide struktuuri, sest muidu ökosüsteemi funktsioneerimine lakkab. Stabiilne ülikool tervikuna tähendab ka tasakaalulist populatsioonistruktuuri, mis tagab hariduse ja teaduse järjepidevuse. Populatsiooni võime ülikoolis markeerida mitmeti, näiteks valdkondade teadusharude lõikes või erinevate ametikohtade lõikes. Samas ei ole põhjust oodata täiuslikku tasakaalu erialade lõikes pidevalt. Arenevate teadusharude puhul eeldame progresseeruvaid populatsioone, mõnede erialade ja valdkondade puhul on teatud regressiivsus paratamatu. Oluline on jälgida, kas struktuurimuutused vastavad meie ootustele ja vajadustele.
Kuna populatsiooni dünaamika on pika ajalõtkuga protsess, võtavad muutused aega aastaid ning proaktiivsed sammud tuleb astuda piisavalt vara. Vaatame, kas nüüd ei ole hieroglüfid siin. Ma toon teile näiteks 3 populatsiooni Tartu Ülikoolist, kuidas ma olen markeerinud. Alumisel graafikul on kogu akadeemiline kogukond, bakalaureuse tudengist kuni professorini. Ülemisel graafikul on akadeemilised töötajad, populatsioon, kusjuures siinkohal ma ütlen, et teadurid on ka lektorid meie süsteemis tihtipeale. Ja alumisel graafikul on meie täisprofessorite vanuseline struktuur. Nüüd dünaamiline populatsioon on ilmselgelt kogu ülikooli populatsioon, bakalaureuse tudengist kuni professorini, sellepärast et noorem järk on rohkem. Samamoodi on meil akadeemiliste töötajatega päris hea tasakaaluline populatsioon on professorite seas, ütleme enam-vähem taastoodab ennast ise ära. Nüüd sellel alumisel joonisel on üks väga suur kitsaskoht. Minu jaoks on see, et ainult 25% moodustab see doktorantide ehk siis nooremteadurite arv meie magistrantide arvust, mis näitab seda, et ilmselgelt on seda liiga vähe, et taastoota kõrge eriharidusega spetsialiste Eesti ühiskonnale. Teisest küljest võib-olla me suudame sellega ära toita nii-öelda meie enda akadeemilise kogukonna, aga ühiskonda meil neist üle ei jää, nii et ma väga loodan, et tänane paneel leiab mingisuguse kuldvõtmekese, et lahendada see küsimus. Nüüd, looduses erinevad liigid oma plastilisuse poolest. Mõned ei suuda taluda isegi väikseid keskkonnamuutusi, plastilised liigid aga suudavad kohaneda. Nende ökoloogiline nišš on lai ning spetsialiseerumisaste seetõttu madalam. Sellised liigid tagavad ökosüsteemile stabiilsuse muutuvas väliskeskkonnas. Akadeemilise karjääri kontekstis tähendab plastilisusvõimet interdistsiplinaarsuseks, koostööks ja kastist väljamõtlemiseks. Akadeemiline karjäär võib olla väga kitsas, näiteks kui teadlane tegeleb kogu karjääri vältel samade küsimustega, mida käsitles tema bakalaureuse töö. Mõnel juhul võib see olla täitsa okei. Süsteemis peavad aga siiski olema võimalused ümberkohanemiseks, suunamuutusteks, liitumisteks või hargnemisteks, nagu Kristiina just ka ütles. Ümberprofileerumise võimalust on tegelikult vaja kogu akadeemilise karjääri mudeli jooksul ja mitte ainult. Kõige kriitilisem ehk raskemini korraldatav on üleminek akadeemilise karjääri ja ärisektori või ühiskondliku sektori vahel, eriti viisil, mis võimaldaks hiljem akadeemilisse karjääri naasta. Praegu domineerib arusaam, mida toetab paraku ka praktika, et akadeemilisest karjäärist eemaldudes tagasiteed praktiliselt ei ole. Ja kokkuvõtteks. Kildide mitmekesisus ja omavaheline tasakaal tagavad ülikooli ökosüsteemile kõrge viljakuse. Populatsioonide optimaalne struktuur tagab sisemise tasakaalu, plastilisus, akadeemiline kohanemisvõime tagab uuendusmeelsuse ja ajakohasuse. Kui Tartu Ülikool, kui meie ülikool on elus ja funktsioneeriv ökosüsteem, siis saab ta olla Eesti ülikool ja maailma ülikool. Aitäh!